Theophanes Argyros, kõrge Bütsantsi aadlik, seisis oma paleakna ääres ja vaatas murelikult, kuidas suitsupilved tõusid Konstantinoopoli kohal, kui kurikuulsad Nika mässud puhkesid Piitskornd 200 aastal. Kui mässajad skandeerisid, varjupaika otsides pääses Theophanes napilt Hagia Sophia katedraali, kus sajad hirmul kodanikud palvetasid, samal ajal kui mässajad põletasid linna ja kuulutasid uue keisri troonile. 5 päeva jooksul põles pool Konstantinoopolist maatasa ning Theophanes vaatas pealt, kuidas iidsed monumendid ja raamatukogud hävisid, samal ajal kui rahvas nõudis Justinianuse ja tema saatjaskonna tagasiastumist. Kui keiser Justinianus kaalus põgenemist, oli Theophanes tunnistajaks keisrinna Theodora kuulsale kõnele, kus ta ütles: pärast mässu mahasurumist, kus sai surma 30 000 inimest, määras Justinianus Theophanese üheks taastamistööde järelevalvajaks, mille tulemusena ehitati suurem ja hiilgavam Konstantinoopol koos uue Hagia Sophiaga, mida Justinianus uhkelt nimetas Osseo.